mine mõtsa! Nii öeldas inemisele, kia aja umbele häussa suust välja. Ja too on ka õige, selle, et ulli päevast ei olegi parempat ravi, kui minna mõtsa ja kopsu vahtset lufti täys tõmmata. See peas küll mutsu klaaris lööma. A või ka süäme täysteta, kui lähed mõtsa ja kaet, et puu oma ärviidu. Mõtsavargus on tänapätsel päeval küll 10 korda veidem kui 10 aasta ist, a mõtsaomaniku see nistu sikstu tunne, et kui keegi roitsu mõtsa on, siis ta märk parempid puid välja, mida pihta panda. A ega üldse jõua endale oma mõtsa osta ja haigekassa kaadud kinni ei massa. Nii tulegi suurempal jaol võõrast mõtsast puhkust otsi. Pool Eestimaast on kaetud metsaga ja pool sellest metsast kuulub erametsaomanikele, keda on hinnanguliselt Eestis 100 000 ning täna oleme Haanjamaal külas ühel metsaomanikul, kes viib meid ühele metsarajale. Olemegi matkarajal koos metsaomanik Aarnega ning Võrumaa erametsanduse tugiisiku Erkiga, et end Mägisel maal proovile panna ja oma silmaga veenduda, milliseid vaatamisväärsusi rada metsasõbrale pakub. Teil ei ole siin mitte lihtsalt ainult selline matkarada, vaid tegelikult on hoopiski õpperada. Konkreetse koha peal saab õppida seda, kuidas põllumaad metsastada. Siin on näide, kuidas vanale põllumaale kasvab uus noor mets, mis on istutud 2005. aasta kevadel männi ja kuuse segametsana. Aga mis vahe nüüd on? Ühel pool olete teie istutanud mändi kaske ja teisel pool on siis loodus külvanud kuuske ja kaske või? Jah. Vahe on see, et kuna see osa, kus me ise istutasime, on metsast nii palju kaugel, et sinna loodus ei oleks metsa pannud. Meil ei olnud muud varianti lihtsalt, et kui sinna metsa tahta, et siis me pidime istutama selle metsa sinna. Ja aga kuhu me nüüd välja jõudsime? Nüüd jõudsime välja skute vanade haabadeni, et mis on jäänud siis eelmistel metsaomanikel raiumata ja ka meie oleme jätnud püsti, et kuna nad puiduna väärtust ei oma, las nad pigem olla siis lindudele ja loomadele siin varjuks ja koha elupaigaks. Lihtsalt esteetiline ja kena. Aga need väiksed kuused, kelle pandud need on? Väiksed kuused on meie pandud ja koolilaste abi on olnud siin käes, et nad on siis 2 aastat tagasi istutatud siia. Ja nüüd järgmise kevade tuleb hooldada, et sügise hooldamist enam julge teha, kuna varasem kogemus on see, et kuidas kitsnud ära sõi kõik, et välja puhastatud oli. Me jõudsime nüüd küll koleda kohani. Mõrvatud mets, rüüste raie. Mis kuritegu siin toime pandud on? See näitab siis seda vabariigi algust, kuidas vabariigi algul metsamajandus käis, et raiuti võimalikult palju ja võimalikult kiiresti, arvestanud sellega, mis edasi saab. Et siis ei peetud kinni ei raie vanusest, ei langi suurustest, et antud osas oli tegu siis noorema metsaga, mida ei võinud raiuda veel seaduse järgi, aga see raiuti lihtsalt ära. Me hakkame lähenema sihtpunktile. Mis mägi see on? Kuidas seda kutsutakse? Seda rahvas ja vanade kaartidel on ta Kalmemäena. Kõlab hirmutavalt. Jah. Aga sa oled kenasti selle ala siin ära piiranud, ära tähistanud, et inimesed teaks, mis koht see on. Jah, et me tegime seda korda, kuigi muinsuskaitseme see kaitseala teha ei lasknud, aga ise kaitseme seda lihtsalt oma vaba tahtel. Aga siit ülevalt avaneb ju ka suurepärane vaade Lätti. Lähme vaatama? Lähme vaatame. Kui kaugele näeb? Kaugus ei oska öelda. Riia paistab, ei? Ei, ma arvan Riiat mitte, aga Korneti mäed paistavad. Aga kui suured on teie maavaldused? Kui tihti te tulete vaatama, et siit läheb minu metsapiir? Antud kinnistu on 19,2 hektarit, mis on meie suuremaid kinnistuid ühes ringpiiris. Kokku on ligi 100 hektarit, kui metsamaad sellest kuskil 70 hektari kandis. Kui võtta niimoodi, et aastas saaks 1 hektari lagedas raiuda, et metsa taastuks ise, et siis saaks juba elada sellest juba vaikselt, aga kui tahta rohkemaid asju teha, siis päris ei piisa selleks. Nii leidiski Aarne koos metsa kaasomanikuga, et kuni uus mets kasvab, võiks huvilised metsa lubada ja pakkuda metsaalaseid teadmisi. Toetuse nii torni ehituseks kui ka siltide paigaldamiseks andis Erametsakeskus. Vaatetornist paistab kätte kogu õpperada, mis on tähistatud suunavate tahvlitega ja kui tähelepanelik olla, siis märkab, mis juhtub metsaga, kui teda hooldada ja milliseks ta muutub, kui loodus omatahtsi toimetab. See on siin avatud matkarada, kuhu võivad kõik tulla. Keda te ootate siia? Milliseid inimesi? Kõigepealt ootaski selliseid metsahuvilisi, noori, vanemaid, võib-olla tõesti ülikooli inimesi ja asju, kes näeksid ja saaksid kuskil jalutada, vaadata, mis metsas juhtub, kui seda majandada ühte või teistmoodi. Kui palju pöörduvad metsaomanikud teie poole selliste raieväliste küsimustega, et mida teha oma metsasiiluga?
No põhiline küsimus on ikkagi see raie, et kuidas seda õigesti majandada oma metsa, kuidas sealt paremat tulu saada, aga alati ei ole see mets ka see tulu saamise allikas otseses rahalises mõttes, et tegelikult leidub metsas väga palju huvitavat ka muudel teemadel. Et no näiteks ka see küsimus, et kuidas matkarada teha, kuidas oleks võimalik varuda näiteks männi või kuusekäbisid, milline on õige aeg, jahinduse teemad ja nii edasi, et neid küsimusi on hästi-hästi palju ja erinevaid. Kui mul on seal nii ilus ja seened kasvavad ja minu mets, ma ei taha, et keegi tuleb sinna seeni korjama. Kuidas seal igaühe õigusega on? Igaühe õigusega on niimoodi, et kui ta on näiteks riigimets või on ta eramets, kus ei ole ühtegi piiret, ühtegi keelavat silti pandud, siis võib tõesti igaüks sinna metsa minna ja päevasel ajal seal rahulikult viibida. Ta ei tohi erametsaomanikule kahju tekitada, jätma jälgi, selliseid jäädavaid jälgi sinna ja nii edasi, et ta peab ikka arvestama sellega, et ta on tulnud sinna metsa külla. Et kui on selline silt nagu teil siin käes, eramets, siis ma võin sinna päiksetõusust päikseloojanguni minna. Just, et see on selline informatiivne silt, selle sildi juurde tavaliselt käib siia üks kleepekas, kus on peal metsaomaniku nimi ja metsaomaniku kontaktandmed, et see on lihtsalt siis selline silt, mis on informatiivse tähendusega ja siia võib minna vabalt. Aga millal ma ei või sinna minna? Mis märk mind keelab sisenemast? Kui juba siia oleks lisatud juurde kas mingisugune keelav väljend, et sisenemine keelatud või on siis, nagu mõned on pannud sisse sissesõidu keelumärgi. Üldjuhul on ikkagi niimoodi, kui on mingi selline objekt, mis on nagu avalikuks kasutamiseks, siis maaomanik peab lubama mööda teed ja rada võimaldama sinna juurdepääsu. Et küll ei tohi siis nagu sellelt teerajalt kõrvale minna, aga sinna juurdepääs peab olema maaomaniku poolt tagatud. Erametsakeskuse poolt on koostatud raamat, kus on kirjas nii omaniku õigused kui külalise õigused. Kui metsaomanikel on ikkagi küsimusi, probleeme, muresid, siis kindlasti jätkuvalt nad võivad pöörduda ikkagi taas metsaühistute poole. Igal juhul metsaomanik hätta ja abita ei jää. Üks võimsambit raamatit Eesti kirjandusen, Miiski ja Tiitse Hussi sõnu, kõneles tuust, et asustus, mida me mõistame küla nime all, tundu vanaste mõtsan elaval Eesti rahvale nagu suur liin ja isegi põlati noidki ja lasse vainast küla tuledes ärast ärmeelutada. Või nii nagu Hussi ütles, üks puu ei ole mitte kunagi mets ja üks inimene ei saa kunagi metsaga päriselt üksinda hakkama. Seda, et mets vajab reguleerimist, mõisteti juba kunagi väga pikki aastaid tagasi. Nimelt aastal 1741 anti kindralkuberneri poolt välja selline määrus. Talupoegadele pirrupuu andmist võimalikult vähendada. Linnade ligiduses noorte puukeste raiumine ja tarvitamine ära keelata. 3. punkt, talupoegasi puude istutamisele sundida. Paari minemisel ei tohtinud enne laulatus sündida, kui peigmes tõendusi ei toonud, et ta teatavat arvu puid on istutanud. Metsapeatus teeb nüüd peatuse Kaarepere endise metsakatsejaama ees. Ja selle maja peremees on olnud peaaegu 40 aastat. Mees, kes seisab siin minu kõrval, Kaupo Ilmet. No Kaupo, see, mida ma siin lugesin, see on lõigukene esimesest Eesti metsateadlaste päeva puhul välja antud raamatust aastast 1924. Jah, pandi välja, aga toimus tegelikult 23. Toimus 23. Sest 22 akadeemiline metsaselts kutsuti ellu. Professor Mattiiseni ettevõtmisel ja siis esimene kokkutulek toimuski nendel siis 23. aastal, kus tehti siis ülevaade, milline seis on meie metsades. 23. aastal oli pilt küllaki kurb, sellepärast, et nende sõdade tagajärjel olime kõvasti raiunud metsa ja eriti suured metsad läksid meil minema, kui
mõisade riigistamise järele anti mõisnikele võimalus raiuda veel 19-20 aasta raielank ja mis raiuti maha ja need metsad jäid kõik seda tallermaaks ja nii edasi, nii et seal ei toimunud metsa uuendamist. Noores Eesti riigis läks hoogsaks metsa kasvatamiseks. Noorendikel sihtisid latvadega taevast needsamad kuused kased, kes praegu metsades väärikalt puuametit peavad. Metsahuvilised ei vaadanud seda niisama pealt. Metsateadlased panid kokku esimese suure Eesti metsakäsiraamatu. Teiste trükiste kõrval andis Eesti Metsaselts igal aastal välja Metsaseltsi aastaraamatuid. Kahjuks tuli 40. aasta ja kõik see läks metsa. See maja siia rajati aastal 1973. Tähendab, võiks niimoodi ütelda, et 72 pandi siia halus, siia pidi tulema Kaarepere metskonna keskus. Aga 72. aastal, kui Eesti Metsainstituut loodi 69-70, siis nähti ette ka, et igal Metsainstituudil peab olema ka üks katseasutus ja selleks olid ka katsejaamad ja nii oli siis ka siis tuligi siis nii vaadata, kus kohan niisugune asi sobib ja leiti, et kõige sobilikumaks kohaks oleks seesama koht, kus me praegu seisame. Nõukogudeaegne metsamajandamine tähendas lakkamatut võidujooksu plaani täitmise sabas. Lisaks metsale valitseti Kaareperes Eesti NSV siseveekogude üle ja aretati oma vutitõug. Oma riik tõi Jõgevamaale just Kaareperre kokku metsamehed üle Eesti. Siin sai uuesti hoo sisse Eesti Metsaselts. Uuesti hakkasid ilmuma raamatud nii metsast kui meestest, kes elanud oma elu metsale. Kõige sellega kõrvu lükkas kohalik Jõgevamaa Metsaselts elu käima Kassinurmes, Eesti kõige ägedamas muinasasulas. See on Kassinurme maalinn. Kui kaua te siin toimetanud olete Jõgeva Metsaseltsiga? Jõgeva Metsaseltsiga oleme toimetanud aastast 1989, nii et varsti hakkame pidama 25. aastapäeva. Mis te arvate, mis asi see siis on siin? Kellele see mälestusmärk on pandud? See, mis siin püsti seisab? Just püsti seisab. No ma usun, et te saate aru, et Kotkas on seal peal. See on Kotkas. Niimoodi. Lennukate ja julgete ideedega inimestele. Me teame, et terve see Voore maa on ju Kalevipoja künni maakude maa. Aga teatavasti ennem seda, kui Kalevipoeg sai siia maavale tulla, oli vaja Kalevit ka, eks ole, ja lindad ka. Vaata, siin on see koht, kus kohal vana Kalev tuli Kotka seljas, nagu me ju kuuletame, et linda istus kivi peal. Teatavasti Kassinurme linnamäel tehti siin üks esimesed kaevamised, mitte eriti ammu, ja selgus niimoodi, et Kassinurme linnamägi on asustatud 2 korral. 2000 aastat tagasi on esimese kaitserajatised siia tehtud ja siis veel aastal tähendab 1343, nii et ta endis kasutus ka Jüriöö ülestõusus arvatavasti taga, siis tähendab sõna kaitsmiseks ja sellepärast me panime ka nüüd ratsa monumendi näete seal. Tõrvikuga mees, tasuja. Aga see on tasuja. Kassinurmest on saanud Voorema kultuurielu kants. Laulud, tantsud, iidsed lood ja kombed, lisaks undrukud ja sõled, rõngassärgid ja mõõgad. Suvine Kassinurme on nagu ajamasin, millega 2000 aastat tagasi või edasi käib ära nagu niuhti. Huvitav on ju see, et see tegelikult maa tagastati omanikule ja see oli kellegi oma. Kuidas te saite siin peal niimoodi toimetada, kui maal oli omanik olemas ja omaniku asja, nagu me teame, ikka niisama tahad või taha, kõik puutuda ei tohi? Tol korral oli omanikuks Jõgeva näidissovhoos ja Jõgeva näidissovhoosil oli suhtes väga hea meel, et siia saab üks kena rahva kokkutuleku koht. Aga hiljem anti omanikule tagasi? Hiljem anti omanikule tagasi, aga omanik ise, tähendab tema eelkäijad, vanemad ütlesid, et Eesti ajal võisid nemad teda korra seda tunnetasid, et olgugi, et see on nende maa, aga kuna see on selline püha maa, kus asus see Vaiga maalinnus koos hiie ja kõigi kohaga, et see ikka kuulub rahvale
ja nemad lihtsalt ise hoidsid seda korrast, oli siis ka nende rahvapidude ja asjade korraldamiseks need inimesed on sellega ühest küljest harjunud ja nad olid sellega siis nõus, et me seda tegevust siin edasi jätkame ja meile ka meeldis see asi. Siin Kassinurmel te olete käinud ilmselt, ma arvan, peaaegu igal päeval aastast, ehk siis aasta jooksul, erinevate aastate jooksul. Milline on kõige ilusam hetk siia Kassinurmele tulekuks? No ma mõtlen, et ilus hetk on ka muidugi sügis, kui on see tähendab ilusad vaated, aga muidugi ikkagi kõige kaunim on ikkagi see kevad, tärkav kevad. Sest siis võib ju näha ka näkki tegelikult siin. Kaupo, ma olen kuulnud, et tegelikult seda näkineidu veel keegi näinud ei ole, on nii? Jah, aga ikkagi arvatakse, et on nähtud. Selge, aga et olla oma silmaga õigel hetkel kohal. Praegu on hiline sügis, pikk see talv ikkagi on. Lähme istume sinna kaldaserva peale, ootame selle kevade ilusasti ära, vaatame näkineidu sügavalt silma. Väga õige. Vanal hallilaol lessu üks miis orienteerimisvõistlus aigu mõtsa nii et jõudse lõpus tiipääle välja, sõitse kodu ja sana mitu päiva näole, nii et tunnistati tiidmata kaanus. Soo ilma aigu soovitatas X telefon karmanin hoita, kui mõtsa läht. Aga ma arvan, et esiki kavalamp on võtta kaamera. Et filmid kõik kohe läät ja kui olt ärressyny, keri klindi tagasi ja kaet, kust olt tulnu. Statistika väidab, et praegu septembri keskpaigaks on metsa suve ja sügise jooksul siis ära eksinud 45 inimest. Neist 43 on õnnelikult tagasi jõudnud, 2 neist on metsas surnud. Ja tihtipeale inimesed ütlevad, et nad ei valmista ennast eriti metsa minekuks ette rohkem, kui võtavad ämbri ja noa ja see on ka kõik. Mis ma ikka sellest mobiilist kaasa võtan? Mets on mulle tuttav, ma ei lähe nii sügavale, ma jälgin loodusmärke, aga fakt, mis tegelikult aset leiab, on see, et paanika, kui me järsku ei tea enam, kus me oleme, on väga kerge meid vallutama. Seega kehastun ma ka täna selliseks seeneliseks või marjuliseks, aga minu õnneks on mul kaasas matkajuht ja koolitaja Tõnu, kes siis peaks jälgima mind ja aitama metsast välja tulla. Ma võtaks Anu selle kaika käest ära, et see osa meie teaduslikust eksperimendist sai läbi. Päästame su nägemise lahti. Kuidas nüüd selle asjaga on? Kas praegu on niimoodi, et siin on mingeid märke ja asju, mida ma oskaksin jälgides saada aru, kuhu poole me minema hakkama? Enda jaoks nagu marsruuti kaardistada, siis see hetk, kui sa oli veel näiteks meil siin täna nägija, sa oleks pidanud mingid märgid ära kaardistama. Vaatame näiteks, kus pool võib-olla läbi pilvede paistab, et võiks teoreetiliselt päikene olla. Ma ei kaardistanud midagi ja ma ei tea midagi. Ma näen, et seal on nõredam, sealt paistab valgus, eks ju. Aga kuna me tulime ka läbi soo, siis see võib olla nagu petlik. Ma lugesin, et lehtpuude peal, kus me siin võtame näiteks selle puu, kask on see, mis on kask või? Alt on see imelik. Et nagu seda samblavärki, et sammal hakkab kasvama sinna poole, kus on põhi. Ja kui ümberpuu on ka igal pool sammal, siis põhja pool on nagu paksem või rohkem. Ikkagi mulle tundub, et ma ei tea, nagu põhi peaks nagu sinna jääma. Ausõna. Ma vaatan selle ka veel ära. Siin ei ole midagi aru saada. Anu, kas ma tohin ühe asjale tähelepanu juhtida? Palun, jah. See siin palju ei aita. Korraks läksid pilved päikese eest ära. Päike on seal. Päike on seal. Ma tean ainult seda, et päike tõuseb idast ja läheb läände ja keskpäeval on ta lõunas. Aga mis see kell praegu on? Sul on kell kaasas käe peal? Ei ole mul mingit kella. Aga ma kahtlustan, palju kell on? Kell on 20 minuti pärast 2. Me oleme keskpäevale ikkagi suhteliselt lähedal. Ehk et see päike on ikkagi endiselt lõunas. Mis tähendab, et põhi on kuskil ikkagi seal. Ja nüüd on jah. Küsimus on nüüd selles, et põhi on seal, mis ma nüüd selle teadmisega peale hakkan. Arvestades, et me oleme Tallinnas nagu sõitsime lõuna poole, eks ole? Lõuna poole sõitsime. Ja siis keerasime ära nagu vedja peale, aga kus poole me keerasime? Ma arvan, et fakt on see, et nagu põhja ei pea minema.
Ma ütleks, et sul on täiesti õige sisetunne. Eks ole, mis tähendab, ma pean seljaga seisma nüüd, no see niimoodi, perimeeter on see, kus suunas peaks minema hakkama. Et see sektor, mis sul selja taha jääb, selle sa võid küll praegu julgelt välistada. Ja sealt, mul on kogu aeg mõelnud, et sealt paistab nagu valgust läbi puude. Sest lagendikule jõudmise juures on ka see asi, et seal on oluliselt avaram vaade. Et sealt sa võid juba uusi nii-öelda märke enda jaoks leida. Aga kõige olulisem asi ongi nendega halb asi on see, et ma tean, et ma peaks otse minema, et kuidas ma nagu otse lähen. Et kuidas ma ei hakka ringe tegema. Otse käimiseks on 2 sükest üsna lihtsat meetodit. Et üks asi me saame jälle selle kaika ära kasutada, et otse liikuda. Ehk siis see on piisavalt pikk kaigas, natuke üle 2 meetri. Sa paned niimoodi kaika järgi endale selle liikumissuuna paika ja lihtsalt lohistad seda kaigast, et see aitab sul nii-öelda nagu seda tunnetada, kui otse sa liigud. Teine võimalus on see, et kui sa endale selle otse liikumise sihi paika paned, et ta ei oleks liiga kaugel. Piisab, kui sa selle 25-30 meetrit omale kas või nii-öelda eesmärgiks sead ja liigu selleni ja sealt pane järgmine endale paika ja nii edasi. Sellises situatsioonis on siis tark, nagu me leppisime kokku, hoida otse suunda. Ja. Lihtsalt läheme otse nii kaua, kui tuleb midagi, mis ütleks, kuhu poole siis minna. Ots, nüüd me oleme tee peal. Nüüd me oleme mingi raja peal, jah. Nüüd tuleb rajale minnagi. Ja. Ilmselgelt näiteks siia on keegi astunud. Siis on lootust vähemalt kedagi kohatagi. Mida mingi vaikus siin on? Hämmastav, on ju? Sest ma olen kuulnud ka seda märki, et kui sa eksid ära, siis sa hästi vait. Kuulad, kas kuskilt äkki autod on või mingid inimesed. Aga kus seal pool on? Sealt poolt on midagi kuulda. Aga ma võiks hüüda, äkki keegi hüüab vastu. On siin keegi! On siin keegi! Praegu oli sinu hüüdas liiga palju informatsiooni. Seda ei ole vaja, aga piisab lihtsalt mingist näiteks lihtsast ae või hallo, seda on märksa lihtsam välja öelda. Kuule, kas proovime vahepeal vilistada või lagendiku peal muidugi heli kajab paremini. Kajab või? Ja. Siin ei ole puude poolt põhjustatavat helitakistust. Hästi, proovime, kas siin kajab siis paremini. Kui sa ütled, et paremini kajab. Ae! Ae! Inimesed. Nad ei vasta mulle. Et mina läheks nii-öelda selle vestluse suunas ja küsiks teed edasi. Et me pöörame sihi pealt kõrvale ja ma ei ole kindel, kas ma ikka kuulsin neid inimesi või kui ei kuulnud äkki või. Kuskil seal, jah. Et siis hakkame täiesti umbe sinna minema siis nagu, jah. Heli suunas, kus me seda vestlust kuuleme. Pane nüüd umbes, kus see kõne võis tulla. Siit, kus sa seisad see paika. Oota, ma ei saa ikka aru, kuidas see töötab nagu. Näed, seisa nüüd selle kõrvale, see paika kõrvale. Näed, siit nagu nüüd tekib siuke kerge sihik. Jah. Ja see aitabki sul otse minna. No hästi, lähme siis uletatavad rääkijate suunas. Kui sa lähed metsa, siis on mõistlik kogu aeg kõva häälega rääkida. Jah, ega see ei ole üldse mitte halb mõte. Peletab loomi ja tõmbab ligi eksinuid. No, täpselt. Ühtegi inimest ei ole näha. No ega me veel ei tea seda. Lähme kuulatame, otsime kuskil mõne hea kuulamiskoha ja... Ja kõik marjad on sul korjamata. Siin ei ole mingid marjulisi enam. Ae! Oh, siin on tee, me oleme pääsenud. Inimesed. Oh, ma näen inimesi. Ei, ta ei ütle midagi mulle vastu. Tervitusi, kus suunas maantee jääb ja parkimisplats? Sinna poole, täitsa vastu, jah? Okei, aga kas te kuulsite ka hüüdmist muidu või? Aga te ei tahtnud vastu mulle hüüda või? Pigem oligi see, et
et tundus nagu keegi tahaks nagu omavahel suhelda, et annaks märku, et me oleme siin. Väga tore, aga kuulge, head seda marjutamist. Aga mis sa arvad, kui ma ei oleks mitte ae hüüdnud, et oleks öelnud appi, tulge päästke mind või ma olen eksinud? No tõenäoliselt jah, see appikarjumine oleks nagu tulemuslikum olnud. Aga ma ei tea, kas ma päris ihu üksi oleks siia välja jõudnud. Kuidas saab ennetada? See on see, et ma panen omale võtmehoide jope luku külge. See jääbki siia. See jope minema käin looduses. Siin on väike kompass, see näitab ka välitemperatuuri. Siuke misikene, aga äärmiselt hinnaline abivahend. Lae alati mobiiltelefon ära. Kutsu mingi sõber kaasa. Ära mine üksinda. Siis anna kellegile teada, et sul on täna plaanis näiteks siin Selli silla otsa matkaraja juures Marjale seenele minna, et keegi oleks veel informeeritud sellest. Ära sulandu keskkonda. Mõne oma niisugune toonikas riietus mingilgi määral selga, et sind on lihtne märgata. Täpselt välgu Mihkel taskusse, et saad mingisugust signaallõket teha või suitsu või midagi siukest. Samuti see tuli annab sulle sooja. Võta pabertaskuretikuid terve pakk kaasa ja pane need eraldi näiteks väiksesse kilekotti veel, et nad niiskust ei saaks. See on väga hea siukene tulehakatis, kui on vaja nagu leegid üles saada. Need on pisikesed detailid ja see garanteeribki nagu sul selle nii-öelda pääsemise. Me oleme tagasi, autosid nagu on pisut vähemaks jäänud, aga meie auto igal juhul on alles. Siis võib öelda, et läks õnneks. Kui tunnet, et sind ründab 100 häda, siis õige aeg on metsa taganeda. Kui kõnnid mööda metsarada, mida enne sind on talland 100 siga, siis õnnestub sul jamast vabaneda. Ma tean, mis räägin, tunnet peale metsapeatust, et ilmas pole kurjust, on vaid headust. Aga nüüd kannatage, kui jaksate, sest see oli viimane metsapeatus. Nägemisel.